Tere! Oleme siin kirikunoorte talvepäevadel Põltsamaal. Mina olen Maarja-Liis Mölder ja minuga on täna meie tänaõhtune kõneleja Sven-Joonatan Siibak. Sven, kui me enne rääkisime, siis sa ütlesid mulle nii palju asju, millega sa tegeled, et ma isegi ei oska sind kuidagi sisse juhatada ise, et kas sa palun räägiksid natuke kõigepealt, et mida sa kõike teed? Ja, minu elu on, praegu on see päris tihe. Ma töötan päris mitmes kohas. Esiteks ma töötan sellises väikses kristlikus erakoolis nagu Kaarlikool, kus ma olen klassijuhataja ja õpetaja. Ja lisaks sellele töötan ma ka Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu keskuses või liidus siis nii-öelda, kus ma juhin sellist organisatsiooni nagu Liidu Noorsootöö Keskus, mis tegeleb meie Koguduste Liidu laste- ja noortetööga ja lisaks kuulun liidu juhatusse. Ja siis, nii nagu ma sulle veel rääkisin, olen ma päris aktiivne ka oma kodukoguduses, 3D koguduse keskel, kus oma abikaasaga juhime kogukonda ja juhime ka ühte noortetööd nimega Home, mis on praegu meil Jüris ja Tartus. Ja lisaks sellele olen ma veel ka Tartu kõrgemas usuteadlikus seminaris kirikuajal õppejõud. Nii et, ja siis mahub sinna vahele veel üht-teist juurde, aga jah, selline kirev elu on praegu. Väga super, ma ausalt öeldes hakkan vaikselt kahtlema, et kas sul on Jumalaga mingi eridiil, et kas sul on tunde rohkem päevas, et mis toimub. Aga sa palju mainisid noori, et sa puutud nendega palju kokku. Mina, kui ma vaatan ja mõtlen noorte või kas või iseenda peale, siis mul on tunne, et tänapäeva noore tähelepanu on väga raske köita, sellepärast, et kogu see nutimaailm ja kõik see kiirus, mis meil peal on ja kõik need tegemised, et keskenduda on raske ja nii. Et mida sa teed, et noore tähelepanu saada, et tal oleks huvitav, et see oleks atraktiivne? Jaa, ma tegelen väga palju noortega, sellepärast ma usun väga tänastesse noortesse, ma usun, et tänased noored see on lihtsalt siuke kullapada ja ma tahan oma elus igatahes nagu heas mõttes investeerida tänastesse noortesse, aga ma arvan, et noorte tähelepanu, jah, see hajub võib-olla kiiremini kui möödunud sajandil ei olnud ka pooli asju, nii et selles mõttes seda saab väga kompleksselt vaadata, aga ma usun tegelikult sellesse, kui rääkida õigetest asjadest õigel viisil, siis kellegi tähelepanu tegelikult ei haju. Et see pigem sõltub sellest, mis on content, kui see, kuidas sa selle asja nagu ära pakid, kuigi see pakend on ka oluline. Aga kui me räägime päris asjadest ja ma arvan, et selles ongi see teema, et tänased noored, me vähel ei tea, kes nad on ja mis nende elus tegelikult aktuaalne, mis nende elu jaoks päris on. Ja ma arvan, et kui rääkida õigetest asjadest õigetel viisidel, siis nad on väga avatud sellele. Ma ei tea, võib-olla siit edasi mu küsimus on isegi natuke kohatu, aga palju räägitakse ju eestlase puhul sellest usuleigusest, aga samas 3D kogudus on lausa võib-olla natuke tuntud selle poolest, et teil on nii palju noori. Et kuidas sina näed, kas noor tegelikult tahab tulla kirikusse, tahab tulla Jumala juurde? Mina näen seda, et tänased noored on väga avatud kõigele. Ja see on nagu oma nagu point kõige selle sees. Nad on avatud ka igasugustele vaimsustele. Aga ma ei julgeks öelda, et nad on usuleiged, ma arvan, et nad on usukauged. Ja see tuleb sellest, kus on nende kodud ja see juba omakorda tuleb sellest ajast, millest me oleme eestlastega läbi tulnud ja mis on jätnud meile oma jälje nõukogude perioodist ja ateistlikust propagandast, aga vähemalt minu isiklik kogemus on see, et tegelikult noored otsivad täiega, nad otsivad päris vastuseid ja ma arvan, et järjest enam näevad nad seda, et ühiskond ei vasta asjadele parimal viisil tegelikult. Ja isegi kodus tegelikult nad ei leia nendele küsimustele enam vastuseid. Ja seda enam, kui kodus üldse ei räägitagi väga paljudest teemadest või kui kodud on katkised, kui pered on katkised, kui kõik suhted ümberringi on väga katkised, siis ühel hetkel nii mõnigi inimene võib jõuda punkti, kus ta mõtleb, et kas on mingit muud varianti ka kõige selle sees. Ja ma usun, et tegelikult kogudusel on täna ja kristlastel on täna tegelikult pakkuda midagi täiesti ainulaadset. Mitte, et me oleme teistest paremad ja mitte, et meie suhted on alati kõik ülihead ja toimivad. Aga ma arvan, et kui me järgneme sellele, milleks Jeesus on meid kutsunud ja õpetanud, siis seal on väga palju midagi, mis on atraktiivne. See on Jeesus ise tegelikult kõige selle keskel, kes paneb koguduse ja koguduses olevate inimeste suhted ja elu selliselt toimima, et see on väljapaistev, et see on
heas mõttes skandaalne ja et armastus tuleb selle kaudu esile. Meie tänavuste talvepäevade teema on sajandi armastus. Mida teha, et minu armastus Jumalaga, minu suhe Jumalaga peaks vastu 100 aastat? Ma usun siiralt ühte asja ja see üks asi on see, et kui midagi siin maa peal on jääv, siis need on suhted. Meie kogudus on selline pastor nagu pastor Meego Remmel ja kui tema on midagi nagu väga palju kuulutanud, siis see on just see, et maa peal ei ole midagi muud jäädavat peale suhete. Suhe Jumalaga, suhe perekonnaga, suhe kaasinimestega, suhe sinu abikaasaga, suhe sinu lastega. See on midagi, mis kandub edasi kaugemale kui sinu enda elu. Ja ma arvan, et siin on nagu mingis mõttes see vastus ka, et kui me tahame, et meie suhe Jumalaga jääks kestma, siis üks asi on isiklik suhe, mille juurde ma hüppaks kohe tagasi, aga ma enne seda ütleks, et ma arvan, et selleks, et meie suhe Jumalaga kannaks vilja, tegelikult peame me seda investeerima suhetesse meie ümber. Peame armastama inimesi meie ümber ja tegelikult see kannab väga-väga suurt vilja. Aga ma arvan, et see isiklik suhe Jumalaga vajab pühendumist, vajab tööd. Nii nagu iga teine suhe, nii nagu üks abielu vajab täpselt samamoodi tegelikult tööd, vajab pühendumist, vajab date night'e, vajab vahepeal millegi lõbusa tegemist. Täpselt samamoodi ma arvan, suhe Jumalaga ei saa olla ainult rutiinne, vajab samamoodi väljakutseid kõige selle sees. Aga ma arvan, et üks oluline asi, mida mina olen enda jaoks ikka jälle nagu kasutanud või mida ma ka, kui ma piiblit loen, nagu tähele panen, on see, et eriti kui sa loed Vana Testamenti, siis on, et oli mingi generatsioon, kes oli näinud Jumala imesid ja siis sealt edasi unustati kõik need asjad ära. Nad unustasid ära selle, mis on juhtunud. Ja ma arvan, et see on äärmiselt oluline meelde tuletada neid hetki, millest me oleme juba Jumalaga läbi käinud, neid erilisi armastuse kogemusi, mida me oleme tegelikult saanud. Ja võib-olla just nimelt ka seda esimest hetke, kus Jumal meie südamele koputas või seda esimest armastust, millest piibel ka räägib. Ja kui seda nagu ikka jälle meelde tuletada ja kuidagi nagu fookuses hoida, siis ma usun, et tegelikult nii nagu ka abielus püsib nagu abielu värskena siis, kui sa pead meeles, et miks sa oled oma abikaasaga kokku saanud ja kuidas teie lugu on alanud, siis ma usun, et see mingis mõttes need samad printsiibid kanduvad edasi ka minu isiklikusse suhtesse Jumalaga. Et see hoiab nagu seda pärisena, see hoiab seda nagu tõelisena. Aga ma arvan, et see ei saa kunagi olla nagu ka ainult see sinu ja Jumala vahel, vaid see peab sealt just nimelt välja jõudma. Siis on see nagu päris, siis on see midagi, mis kannab suuremat vilja, aga mis hoiab seda ka värskena. Ehk siis selleks, et armastada Jumalat, peame me alati armastama ka teisi inimesi meie ümber. Aitäh sulle, Sven Joonatan. Nüüd õige pea hakkabki Sven juba varsti kõnelema ja meie siit talvepäevadelt oleme väga põnevil, et mis on täna õhtul veel saamas.